Kaavile. Nüüd hästi saab läbi ja vaatame, kas Liipin viib selle palli kasti. Ohtlikult pääseb Kabajev löögile, aga nüüd ohtlikult tagasi, aga Miranchukki kaotabki seda palli. Ja tuleb hea läbisööt, vaatame, kas jõuab Kabajev. Sooritab ka löögi, aga Leppmets taaskord jalaga tõrjumas on ja oli seal. No nüüd hästi lühikese sööduga Miranchuk, vaatame, kas pääseb löögile. On kastis ohtlikult. Taha posti selle palli viib ja seis on 1-1. Jevgeni Kopsar lööb 44. minutil Levadia 1-0 ette. Tuli see suhteliselt ootamatult, aga Levadia on saanud oma tahtmise siin vahetult poolaja lõpus ja 1-0 seda kohtumist Sillamäe Kaleva vastu juhtima läinud. Miranchuki poolt kaunis sööt ja Jevgeni ei olda rahul sellega, et ei vilistatud hetkel viga seal. Nüüd Kando, Taavi Manga ohtlikult võtab selle palli ja võimalik löögile minna ja seis on 1-1, vahetuses sekkunud. Aleksander Saavin lööb 46. minutil tabloole viigiseisu ja nüüd saime kohe kogu raha eest siin poolaja lõpul läks mäng eriliselt käima ja Levadia loomulikult siin ise selle värava endale ehitas. Taavi Manga seal väga ebaõnnestunult selle palli oma kaist. Klaarib nüüd Suharov veidi eksib ja Miranchukil võimalik tõusta, vaatame, kas pääseb löögile Hunt. Ja pall läheb posti ja Kopsaril võimalik jätku olukorrast teine ära lüüa, aga Starodubtsevilt super tõrje ja siit Antonovi lööki. Ja nüüd teine nurgalöök ohtlikult tuleb ja seis on 2-1 ja kes see selle värava ära lõi? Kando mehele siis hooaja 4. tabamus. 80. minutil Levadia asub 2-1 seda kohtumist juhtima ja nüüd hea pall Pavel Marinile, vaatame, võtab mees palli alla, sööt Miranchukile, aga ei suuda mees ära lüüa seda olukorda. Ja nüüd ohtlikult Kabajev kastis suudab pöörata, aga jätkuvalt seal ja pall libiseb üle lati. Sillamäel mängida, kuid vile on suus ja Levadia on siit teeninud 3 punkti ja väga-väga olulised 3 punkti.